Tere siis kõigile! Eesti Eest nädala uudised 120. saade, 3. katsetus, kuna 2 esimest katset on nurja läinud, vaatame, mida lõppenud nädal olulist oli. Hiina toodab masstootmises tehisintellektiga roboteid, mis töötavad ladudes ja kauplustes. Olukord Pakistani konsulaadi ees Barcelonas. Teisipäeval kiitis Hispaania valitsus heaks uue korra, mis võimaldab konservatiivsete hinnangute kohaselt 500 000 dokumenteerimata rändajal saada ametlikku staatust. Nagu te ilmselt teate, esindan ma Rothschild, ütles Jeffrey Epstein Palantiiri Peter Thielile saadetud e-kirjas. Epsteini ja Elon Muski kirjavahetus 2013. aastal. Epstein, kas on mingeid plaane New Yorgi jaoks? ÜRO Peaassamblee avamine toob majja palju huvitavaid inimesi. Musk, ma juhin 2 keerulise ettevõtte tootearendust inseneri tööd. Lisaks on SpaceX kohe välja laskmas vaieldamatult ajaloogiga arenenumat raketti. New Yorki lendamine, et näha ÜRO diplomaatide mitte midagi tegemist, oleks ebamõistlik ajakasutus. Epstein, kas te arvate, et ma olen idioot? Ma tegin ainult nalja, seal pole kedagi üle 25 aastast ja nad kõik on väga armsad. Epsteini toimikutes mainitakse Davosi ja Maailma Majandusfoorumit üle 1200 korra, vaid käputäis e-kirju paljastab Jeffrey Epsteini ja Klaus Schwabi lähedase suhte, samuti Epsteini ja tema kaaslaste huvi Ukraina delegatsiooni vastu. Me kõik teame, et Davosist saab Maailma Majandusfoorumi ajal prostitutsioonikeskus ja Epsteini ning ukrainlaste kaasamisega saab kõik selgeks. HHS-i sekretär Robert F. Kennedy Jr. saatis ravimifirmadele uudise laengu, kuulutas välja poliitika, mis kohustab ravimifirmasid loetlema kõik kõrvaltoimed oma tele-, sotsiaalmeedia ja digitaalreklaamides. Ta lubab piirata suurfarmaatsiate mõju. Me teame su emast, me hääletasime sinu poolt, Zoran, ja sa valetasid. New Yorki linnapea Mamdani endised toetajad korraldasid keset tööd tema akna taga protesti pärast seda, kui Epsteini toimiku avaldamine paljastas linnapea ema sidemed rahastajaga. Vaadake, kuidas Jeffrey Epstein tugines oma 5., 6. ja 14. muudatusest tulenevatele õigustele, kui temalt 2010. aasta ülekuulamise ajal küsiti, kas tema ja Donald Trump suhtlesid alla 18-aastaste naistega. Küsija, kas teil on kunagi olnud isiklik suhe Donald Trumpiga? Vastaja, mida te mõtlete isikliku suhte all, härra? Küsija, kas olete temaga suhtlenud? Vastaja, jah, härra. Küsija, jah. Vastaja, jah, härra. Küsija, kas olete kunagi suhelnud Donald Trumpiga alla 18-aastaste naiste juuresolekul? Vastaja, kuigi ma tahaksin sellele küsimusele vastata, pean ma vähemalt tänama 5., 6. ja 14. muudatusest tulenevaid õigusi maksma panema, härra. Iraan väidab, et ei tee ballistiliste rakettide osas mingeid järeleandmisi. Aruanded viitavad sellele, et USA soovib Iraaniga arutada ka muid küsimusi peale tuumaenergia. Ameeriklased tahavad piirata Iraani ballistiliste rakettide programmi ja selle toetust vastupanuliiklusele. Pavel Durov hoiatas Hispaaniat täieliku kontrolli eest. Pedro Sáncheze valitsus surub peale ohtlikke uusi reegleid, mis võivad muuta Hispaania kaitsesildi all täielikuks jälgimisriigiks, kirjutas Telegrami asutaja oma kanalil. Probleem puudutab alla 16-aastastele kasutajatele sotsiaalmeedias vanuse kontrollimise keelustamist, nagu meedias varem teatati. See loob pretsedendi iga kasutaja identiteedi jälgimiseks. See, mis algab alaealistega, võib levida kõigile, ehk siis Ühendkuningriigid, Austraalia, Euroopa Liit siis ja kogu ülejäänud maailm sinna otsa, Eestist rääkimata. Kas me tahame sellist tulevikku? Euroopa Liit on lõhenenud. Ungari, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia on keeldunud Kiievi rahastamisest. Ungari, Tšehhi Vabariik ja Slovakkia on ametlikult keeldunud osalemast Ukrainale aastateks 2026–2027 antavas 90 miljardi euro suuruses Euroopa laenus ning ootavad raha tagasimaksmist, kui Venemaa maksab reparatsioone, kinnitas Euroopa Liidu nõukogu. Euroopa Liidu nõukogu teatas, meie eesmärk on jõuda Euroopa Parlamendiga võimalikult kiiresti kokkuleppele, et esimesed osamaksed saaks üle kanda 2. kvartali alguses, käesoleval aastal. Epsteini toimikutest postitati just video, mis näitab suurt maa-aluste tunnelite süsteemi. Üsnagi käreda külmaga, circa -12 kraadi, tuli kohale vähemalt 40 inimest tipphetkel enne 2:30 päeval piketile Tallinna volikogu ees. Ühtlasi siis võttis sõna hakatuseks Oskar Aua MTÜ õiguskodule juhatusest, kes rääkis konkreetsetest ettepanekutest. Esiteks, Tallinn peab hakkama aktiivselt tegutsema sundüürnike tekitatud kahju hüvitamisega. Olgu see siis kompensatsiooni näol. Ja teiseks, Tallinn peab hakkama munitsipaalkorterite soodustingimisel võõrandamist.
lubadused tuleb täita. Me ei palu siinkohal erikohtlemist, vaid me palume, et me saaksime tunda ennast õigusriigis elavat. Tallinn, siin on... Hiljem tuli Tallinna volikogu hoonest välja volikogu esimees Mihhail Kõlvart, kes ka piketeerijatega rääkis. Ühtlasi tuletage meelde, et ta oli enne 2024. aasta märtsi kukutamist ka Tallinna linnapea oma 5 aastat. Hiina on loonud mikrolaine relva, mis on võimeline Starlinki välja lülitama. Hiina teadlased on teatanud maailma esimese kompaktse ja ülivõimsa mikrolaine relva 20 gigavatti loomisest, mis on võimeline tabama maa madalal orbiidil tiirlevaid Starlinki satelliite, teatab South China Morning Post. Uued justiitsministeeriumi dokumendid annavad inimestele mõista, et Jeffrey Epstein võib olla ikka veel elus ja ta võidi oma vangikongist välja lülitada ööl, mil ta väidetavalt endalt elu võttis. Epsteini surmaöö valvekaamera salvesed näitavad oranži kuju, mis liigub lukustatud astme poole, kus tema kong asus, mis on vastuolus ametliku versiooniga. Oranž välgatus neid tulevad L-astme trepist üles, mis võib olla sellele astmele saadetud vang. FBI logi kirjeldas hiljem ebaselget pilti kui võimalikku vangi. Ning USA avaldab teate, milles kutsutakse ameeriklasi üles Iraanist viivitamatult lahkuma. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba ja täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande võimalusi saate näha nii saate jooksul kui ka päris lõpus tiitrite juures. Aitäh, kes te meid olete toetanud ja toetate ka edaspidi. Veebiraadiosse puutub, siis peate arvestama, et edaspidi on tasuta ainult treilerid, aga täissaated on tasulistes platvormides. Ja loodetavasti siis ka tuleb varsti vandenõude analüüsi saade. Me ei oska öelda, millal täpselt, aga me teeme selleks kõik endast olevat, see juhtuks järgmise nädala jooksul. Aitäh, et meie saadet vaatate ja järgmise korrani. Kõike head.